Patt on see, mis hukutab, ainult et on olemas pattu, mida saab veel kahetseda ning pattu, mida ei saa. Seepärast, et usklikud kardavad seda märki, tuleb see märk suure pettusega. Lihtsalt peab ise kursis olema, mis see on. Metsalise kuju tõlge vene keelest on obras, mis tõlges tegelikult ei tähenda füüsilist kuju, vaid vaimus ja vaimset kuju või kujutist, näiteks televiisoris või hologrammi. Väidetavalt on 2/3 ameeriklastest kiibistatud ja nad pole seejuures kuhugi kummardunud ja kui meile tuli kiibijutt, ei rääkinud keegi kummardamisest, et peaks kummardama, aga millegipärast ID-numbriga märgistamise puhul on nüüd tulnud valejutt, et peab ootama antikristust, kummardama ja tunnistama ine. Kus kohast nüüd see jutt? Kiibi puhul ei pea muud kui sellest loobuma, aga ID-märgi puhul kummardama ja veel ennem ootama antikristust. Selliseid asju mõeldakse välja, et anna olla. Piibel ütleb, et ei saa osta ja müüa need, kes märki ei võta, eks seda on meile selgelt öeldud, et oleme siis valiku ees, kas olla Jumalaga või saatanaga. ID-kaardi ja kiibi oht on lisaks totaalne mõjutamine ja kontroll. Kus kasutatakse triipkoodi? Ostu- ja müügisüsteemis samuti on triipkood meie ID-kaardil. Triipkoodiga märgistatakse kaupa ja inimesi ning meie oleme juba ka triipkoodiga märgistatud dokumentidel näiteks. Nagu ma ütlesin, pole peale seda midagi peale hakata ei kiibide ega pangakaartidega, järelikult sünnib kõik ennem. Kelle ori või sulane sa oled, seda sa kummardad, reaalset kummardamist ei tule. See kummardamine on tegelikkuses see, et mille peale inimene tegelikkuses loodab või keda oma jumalaks peab, kas inimene loodab Jumala või mammona peale. Piiblis on öeldud, valik tuleb kas osta ja müüa või mitte ning see valik on isegi usklikele raske. Antikristus on metsaline, kes teotab Jumalat ja peab sõda pühadega. Piiblis on öeldud, kuidas antikristus Jumalat teotab, tees endast Jumala. Ja tuleb aeg, kui hakatakse tapma neid, kes metsalise märki pole võtnud. Me näiteks ei tea palju, kuidas on praegu teistes maades lood metsalise märgiga ja kuna ma inglise keelt ei oska, siis ei saa ka uurida. Mõni ütleb, et meile ei panda märki jõuga ja salaja, aga Piiblis on ka selge vihje, et metsaline teeb nii, et kõik võtaksid, ta ei sunni, vaid teeb nii, et inimestel on vaja see toiming teha, mille käigus saab nad ka märgistada. Nad kõik ise tulid ja mis selle juures kõige hullem, inimesed mõtlevad selle juures hüvedele. See näitabki inimese tegelikku Jumalat, keda ta teenib. Halb on selle juures just see, et mitte keegi ei mõtle Jumalale ja Jumala sõnale, kuigi meid on hoiatatud selle eest, et me ei võtaks märki 666. Me mõtleme ikka maailma hüvedele. See näitab tegelikult seda, millega usklikud tegelikult hõivatud on, selle maailmaga. Nii ID-kaardil kui ID-kiibil on samad omadused, mille kaudu saab inimest nii jälitada kui müutada. Mõtlesin sellele märgile 666, et miks see põrgu viib, sest üldiselt on inimestel ju paljudel igasugu märke ihule tehtud, aga siiski Jumala juurde tulles nad saavad andeks ka need märgid oma ihul, kuigi neid märke ei saa maha pesta. Seoses sellega on mul tekkinud mõte, et see metsalise märk peab olema midagi enamat. See on mingil moel leping saatanaga, aga leping saatanaga üldjuhul tähendab oma hinge kaotust, näiteks satanistidel. Selle märgi omanikega hakkab toimuma umbes midagi sarnast. Nad kaotavad oma hinge ja see kuulub nüüd saatanale. See võib toimuda nii, et tõesti, kui see märk meile tehakse, me oleme alla kirjutanud kuhugi, siis võibki see olla vaimses mõttes leping saatanaga, millele me oleme ise oma käega alla kirjutanud. Või siis toimub midagi veel enamat kui ainult leping saatanaga. See enam võib tähendada seda, et see märk ka päriselt füüsiliselt midagi meie ihus teeb,
kui see on tehtud mingi sellise tehnoloogiaga, mis muudab meie DNA koodi, meie verekoosseisu või siis, et me selle märgi kaudu oleme kuidagi saatana võimuses ja tema juhitavad. Just see, kui me oleme juhitavad ehk me oleme robotid, tähendabki ju seda, et meilt on võetud meie hing, sest robotitel ei ole hinge ega otsustusvõimet. Ja sealt ka need probleemid alates elektrondokumentide ja igasugu kiipide saamisest, mille kaudu me oleme juba juhitavad ja kontrollitavad ja meie tundemaailm on rikutud, sest me oleme nagu robotid. Seetõttu võib ühe variandina oletada, et see märk on kindlasti midagi sellist, mille kaudu saab meid juhtida, kas osaliselt või täielikult. Metsalise märgi probleem on selles, et märk ei ole enam eemaldatav, sellepärast ka selline hoiatus, et kes selle võtab, on igaveseks kadunud. Me oleme Jumala omad, mitte saatana omad ja meid pole tarvis nummerdada. Meil on vaim, hing ja ihu, me pole numbrid, Jumala jaoks oleme hindamatud. Ilmutuse 13 peatükk 15-18 ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Ja tema teed, et kõik, nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsaesisele, ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus. Kellel on mõistus, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv. Ja tema arv on 666. Me teame, et kiibist me enam loobuda ei saa. Samuti ei saa loobuda nahale tehtud märgist, sest see pole eemaldatav. Järelikult neid kahte asja ei saa võtta, sest sa ei saa neist loobuda. Sa ei saa neid kahetseda, sest kahetsemine käib koos tegudega. Aga kui sa kahetsed, aga ei tee ja sul on endiselt see märk, siis see ei lähe arvesse. Seega tuleb loobuda selle märgi võtmisest, et mitte hukka minna. Hiljem seda enam muuta ei saa. Ilmutuse 14. 9-12 ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema vihakarikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üles ajastuteni ja ei ole rahupäevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nimemärgi. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Saatana vestlus Eevaga toimus nähtavasti vaimus. Eeva mõtetes, see oli dialoog, kus saatan sosistas talle, et sa ei sure, sinuga ei juhtu midagi, vaid sa saad targaks. Sama on selle metsalise märgiga, see pattu meelitamine toimub salaja, märkamatult, keegi ei tule kätt ette panema. Vastupidi, see tehakse kõik väga meeldivaks, väga vajalikuks meile. Jumal ütleb oma sõnas ja hoiatab, et kes märgi võtab, see on igaveseks kadunud, aga saatan on inimese suutnud ära meelitada, nii et inimene isegi pole mõelnud ja talle pole meeldegi tulnud, et Jumal ju ometi ütles, Jumal hoiatas, et sa ei tohi märki võtta. See on meile häbiks, et me ei otsi Jumalat ja Jumala tahet, jookseme kohe maailmaga kaasa. Kuigi Piiblis on öeldud, et hakatakse märki tegema käele ja otsa ette. Piiblis on otse öeldud, et metsaline teeb nii, et kõik võtavad märgi. Ta ei küsitle, ei palu, ta lihtsalt teeb nii, et keegi ei saa osta ega müüa, kes märki ei võta.